Muutus Instagrami grid'i mõõt. Mis asi on see grid? See on nüüd see osa sinu Instagrami kontost, mida näevad teised inimesed, kui nad satuvad sinu kontole. Tükk aega oli see ruut, nüüd enam ei ole. Ja kasutusel on üksikpostituste ja karussellide puhul ainult mõõt 5:4. See mõõt eksisteeris ka varem, kuid eelvaates ta siis kärpis seda mõõtu. Nüüd on kasutusel see 5:4 mõõt, aga ikkagi kärbib, sest eelvaates ei ole näha see mõõt 5:4, vaid on näha hoopis 3:4, mis tähendab, et võtab jupi maha vasakult ja paremalt küljelt. Niisiis, mõõt ise on selline, leiata fail, create new ja Instagram post 4:5 1080x1350. Nii, aga mida see siis tähendab, kuidas ma niimoodi kujundan, kui ma ei tea, kuidas ta mul jupi maha lõikab? Selleks on üks väga hea häkk. Vajuta klaviatuuril R-tähte, tuleb ruut, mine asendi nupule, position ja siit leia arrange. Arrange'i kõige alumine sektsioon, advanced ja siia kirjutame 1015 korda 1350 ja enter. Meil ei ole see ruut üldsegi keskel. Lähme keskmisesse paneeli, middle, center. Nii, super. Lisame veel läbipaistvust ja näemegi, kas ta lõikab midagi või ei lõika. Nüüd lisame abijooned, lähme file, settings ja show rulers and guides. Selleks on ka kiirklahv, shift ja R. Meil ilmuvad ülesse ja vasakule küljele joonlauad. Vajutad peale ja lohistad. Kuna meil on ruut, siis nakkub ta ilusti siia ruudu äärtesse. Nüüd lähed taas kord file, settings ja lock guides. Sa võid selle ruudu nüüd kas kustutada või viia alumisele kihile. Selline visuaalne kontroll on vahest võib-olla mugavam, kui need abijooned. Abijooned ei jää kujundusel näha, need on selleks, et abistada kujundamisel. Viime praegult enda ruudu siia alla ja lukustame. Ning kuna ja teeme täiesti läbipaistvaks, nii et ei mõjutaks selle kujunduse värvi. Ja mis me nüüd teeme siis? Teeme sellist asja, et me hakkame viima siit äärtest neid elemente rohkem keskele. See kujundus on meil nüüd pildi kujul, aga siin on siis tekstikihid lahtised. Ja teen elemendid aktiivseks, hoian shift klahvi all, see nool ülesse nupp. Ja võin grupeerida, võin mitte grupeerida, aga nihutan siit äärest natukene eemale, et oleks õhku. Siin on õhku täitsa kenasti. Nüüd võiks võib-olla selle alumise elemendi veel natukene siia poole nihutada, aga ei ole väga hullu. Ning niimoodi siis sätid oma kujundused, salvestad ja postitad täpselt samamoodi nagu ennem.